Tere, mina olen doktor Ilmar Paul. Täna räägin ma sellest, milline on patsiendi raviteekond kaalukirurgia keskusest ehk sellest, mis toimub enne operatsiooni, mida teeme me haiglas ja millele tähelepanu pöörata ja kui kiire on taastumine peale operatsiooni. Kõigepealt, kui patsient on oma positiivse raviotsuse teinud, tavaliselt siis peale kohtumist ja kirurgi konsultatsiooni, siis saame me operatsiooni pakkuda üldjuhul 3–4 nädala jooksul. Selle aja siis peab mahtuma operatsiooniline dieet, millest ma mõnevõrra hiljem räägin, operatsiooniajalised uuringud, vereanalüüsid ja vajalikud konsultatsioonid ja eeskätt siis lisaks kirurgi konsultatsioonile veel toitumisnõustaja konsultatsioon. Operatsiooni-eelsetest uuringutest vajavad kõik patsiendid vereproove, mida nad teevad ja annavad meie laboripartneri Synlabi verevõtmispunktides, mis asuvad üle Eesti. Oleme selle teinud võimalikult mugavaks patsientidele. Meie tellime vereproovid ära, patsient läheb kohale, annab need ja vastused tulevad juba elektroonselt. Edasi täiendavatest uuringutest vajavad patsiendid kindlasti gastroskoopiat, see tähendab siis lihtsamas keeles mao sondeerimist või mõõga neelamist. Me teeme selle kõikidele patsientidele. Ma saan täiesti aru sellest, et see tekitab selliseid pigem negatiivse poolsemaid emotsioone ja see on ebameeldiv protseduur, mitte pikk ja mitte valus, aga ebameeldiv. Ja selleks, et patsient säästa nendest emotsioonidest, teeme me seda uuringu narkoosis ja reeglina me teeme, kui ei ole mingid põhjused seda varem teha, näiteks patsiendil teadaolevalt mingi mao 12 sõmmiksoole haigus juba varem diagnoositud, siis me teeme selle uuringu haiglas vahetult enne operatsiooni, kui patsient on juba operatsiooni laua peal ja magab. Edasi teistest uuringutest sõltuvalt vajadusest, see on individuaalne, teeme me kõhuõne ultraheli uuringu, mõned patsiendid vajavad enne operatsiooni veel konsultatsiooni teiste erialade arstidega, eeskätt näiteks südamearsti, kardioloogiga, pulmonoloogiga, kopsuarstiga. Mida ma tahan rõhutada, et kogu selles operatsiooni-eelses patsiendi uurimises võib-olla kõige informatiivsem meie jaoks, tagamaks ohutu operatsioon minimaalsete riskidega, on see 5-leheküljeline üsna pikk ja tüütu ankeet, mille me palume patsientidel enne lõikust täita, sest et sealt saadav info moodustab tegelikult sellest kogu meie jaoks vajaminevast infost, ma pakun, et 80–90%. Nüüd paar sõna operatsiooni-eelsest dieedist ja milleks on see vajalik. Me soovitame seda kõikidele patsientidele, kelle kehamassiindeks on üle 35. Patsientidel kehamassiindeksiga alla 35 ei ole see meie arvates vajalik. Ja selle operatsiooni-eelse dieedi peamine mõte seisneb selles, et me tahame vähendada maksa mõõtmeid. Asi on selles, et rasvunud inimestel maks on üsna suur tihtipeale, meil on tegemist rasvmaksaga, ta võib oma normaalselt maksa mahtu ületada 2–3 kordselt ja kõhuõnnes on asjad anatoomiliselt nii seatud, et kui patsient on pikali, siis siin on magu ja mao peal asetseb siis maksa vasak pool. Nüüd, kui see vasak pool on väike, siis on seda lihtne eemale hoida operatsiooni ajal ja operatsiooni teostada. Kui see maks on suur, rasvunud, turses, siis võib olla päris paras väljakutse selle maksa eemale lükkamine ja eemale hoidmine operatsiooni ajal tagamaks ligipääs maole. Et see on peamine põhjus, miks me operatsiooni-eelset dieeti soovitame, sest me teame väga hästi, kui on tegemist sellise lühikese aja jooksul saavutatud kaalulangusega, siis eeskätt toimub see maksa arvelt. See rasv, mis on maksas, läheb käibesse kaalulanguse alguses ja maksa mõõtmed oluliselt vähenevad. Ja uskuge mind, see on efektiivne, et see dieet muudab lihtsamaks kogu selle operatsiooniga seotud tegevused nii patsiendi jaoks kui ka kirurgi jaoks. Operatsiooni eelne dieet üldjuhul
kestab 2 nädalat ja tähendab seda, et patsient selle 2 nädala jooksul tarbib 800 kuni 1000 kilokalorit päevas. Ja tavaliselt väljendub see selles, et keskmine patsient kaalus võtab alla 4 kuni 6 kilo ja sellest täiesti piisab. Kui me oleme jõudnud juba haiglasse, meil on käes operatsioonipäev, patsient on uuritud, ette valmistatud, ja otsused on tehtud, siis patsiendid tulevad haiglasse operatsioonipäeva hommikul kell 8. Enne seda kuni kella 7 võib kodus juua selgeid vedelikke, vesi, läbipaistvad mahlad, kohv, tee, ilma piimata. Kella 7 võib juua ja seda me isegi soovitame. Haiglasse tulles enne operatsiooni, enne tegelikku ravi, eelneb alati kohtumine kirurgiga. Me täpsustame alati üle operatsiooni meetodid, kontrollime, identifitseerime patsiendid, vaatame veel kord üle nende varem tehtud uuringute tulemused, vereanalüüside tulemused. Ja me teeme tavaliselt 5 operatsiooni päevas, esimese operatsiooni algusaeg on kell 9 ja 5. operatsioon algab reeglina kusagil kella 3 ja kella poole 4 vahel. Kahjuks ei saa kõiki patsiente opereerida esimeses järjekorras, aga me loodame, et see ooteaeg ei ole liiga pikk ja igav siin haiglas. Operatsioonid on alati üldnarkoosis, patsient magab operatsiooni ajal. Operatsioonid on alati laparoskoopilised, see tähendab, tehakse selliste väikeste haavade kaudu, kõhuõnde viiakse 5 pastapliiatsi jämedust instrumenti, mille kaudu operatsioon teostatakse siis kaamera abil. Ja tavaline operatsiooni kestus on 40 kuni 60 minutit, sõltuvalt operatsiooni liigist. Kui operatsioon on lõppenud, siis patsient ärkab kohe operatsiooni laual ja ta viiakse ärkamispalatisse. Ärkamispalati peamine mõte on võtta ära patsiendi valu. Samuti tagada tingimused selliseks järele valvatud ja järele vaadatud ja monitooritud ohutuks narkoosist ärkamiseks. Reeglina kulub selleks umbes 1,5 tundi. Ärkamispalatis me aktiivselt julgustame patsiente tulema istuma, tulema püsti, tulema kõndima, minema WC-sse, jooma vett, see kõik on võimalik. Ja väga oluline on see, et mida kiiremini patsient voodist üles tuleb, mida kiiremini ta hakkab toimetama, liikuma, teeb hingamisharjutusi, seda kiiremini möödub ka valu ja muud operatsiooniga seotud ebameeldivad sümptomid, näiteks iiveldus, oksendamine mõnikord ja mõnel patsiendil. Ärkamispalatist liigub patsient oma palatisse tagasi. Me ootame seda, et sellel operatsioonipäeval patsient ei jää voodisse lamama, vaid ta teeb väikseid jalutuskäike, ta käib WC-s, ta joob umbes pool liitrit kuni liiter vett. Joomine on täiesti ohutu peale operatsiooni, ei maksa karta, et see kuidagi maahombuseid lõhub või lekkeid põhjustab. Et ühesõnaga katsume juba selle operatsioonipäeval hakata patsienti tagasi juhatama normaalsesse, tema tavapärasesse ellu. Nüüd rääkides valust, loomulikult valu vahetult peale operatsiooni on peamine teema, millega me peame tegelema ja patsiendi jaoks peamine ebameeldiv sümptom. Siis valu õnneks kestab väga limiteeritud aega, tavaliselt selline tugev valu, mis vajab intensiivset valuravi, selle aeg on 4 kuni 5 tundi peale operatsiooni, nii et reeglina öösel patsiendid saavad rahulikult magada. Enamus patsiente läheb koju järgmisel päeval peale operatsiooni, see on siis 24 tunni jooksul. Ja kojumineku tingimus on see, et valu ei tohiks olla 10 pallisüsteemis enam kui 4. Patsient peab olema võimeline jooma vähemalt 1 liitri vedelikke päevas ja patsient peab olema ka ise kindel, et ta saab kodus hakkama, selles mõttes me ei sunni kedagi koju minema, et pigem me näeme seda, et patsiendid ise soovivad seda ja see on see, mille nimel me töötame, tagamaks neile piisavalt hea seisund ja enesetunne järgmiseks päevaks ja koju minekuks. Siis koju minnes peale, kui patsient on kodus, siis me ei kaota kontakti patsiendiga, me helistame patsientidele alati järgmisel päeval aktiivselt või järgmistel päevadel, kui see on vajalik,
Me saame tagasisidet, kuidas patsiendid tunnevad ennast, kas neil on mingisuguseid vajadusi, on neil probleeme, hirme ja mõnikord arvavad tõesti, ei saa eitada, on vajalik ka see, et patsient tuleb haiglasse tagasi. Kuid selliseid situatsioone ei ole sageli, näiteks ma annan kõigile patsientidele oma telefoninumbri, millele nad saavad vajaduse ja häda korral helistada ja uskuge, mulle helistatakse sellistes situatsioonides umbes 3-4 korda aastas. Nüüd edasi, kui patsient on kodus, siis kodune taastumine peale operatsiooni kodus, seisund peale operatsiooni kodus võimaldab tegeleda enam-vähem kõikide koduste toimetustega, töödega, majapidamistegevustega, võimaldab juhtida autot, võimaldab jalutada, võimaldab jalgrattaga sõita, võimaldab näiteks poes käia. Sõltumata sellest, mis tööd patsient teeb, ma soovitan alati võtta vähemalt 2-nädalane haiguspuhkus. Ja põhjus ei ole mitte selles, et siin segaks valu või kurnatus peale operatsiooni, pigem selles, et kõik see, mis puudutab toitumist, see võtab palju aega. Ja töökeskkonnas, eriti kui seal puudub köök, puudub koht, kus vaikselt rahulikult aeglaselt süüa, siis alguses võib olla väga keeruline. Kodutöö puhul, loomulikult kodukontori puhul on see võimalik, nii et siin piiranguid ei ole. Inimesed, kes teevad füüsilist tööd, peaksid olema haiguslehel 3-4 nädalat peale operatsiooni. Me anname ise patsientidele haiguslehe kogu selleks perioodiks, mida nad vajavad. Et me ei pea seda poolitama meie ja perearsti vahel, et siin me katame oma poolse haiguslehega kõik sellest operatsioonist taastumiseks kuluva aja. Kui me räägime treeningust peale operatsiooni, siis jalutades, ratast sõites, sellega võib alustada kohe. Kui me räägime intensiivsest treeningust, jõusaali treeningust, venitusharjutuste, kehatöövenitusharjutuste tegemisest, et siis me peaksime piiri pidama sellega 3-4 nädalat peale operatsiooni ja võib öelda, et 4-5 nädalat peale lõikust põhimõtteliselt võib tegeleda kõigega. Selleks ajaks haavad on ära paranenud ja ei ole ohtu, et midagi juhtub. Mida ma veel tahan rõhutada on see, et ükskõik mida patsient teeb, millist tegevusid peale operatsiooni, füüsilises kehalises mõttes, et see mitte kuidagi ei kahjusta mitte kuidagi tema mao ega soole lõmbluseid. Ainukene, mida ta võib seda tehes kahjustada, on need väikesed 5 auku kõhuseinas. See on minu poolt tänaseks patsiendi raviteekonna kohta kõik. Ja oma järgmises loengus ma räägin natukene täpsemalt, mida me patsientidega haiglas teeme. Mida me teeme selle nimel, et see ravikogemus ja operatsioonikogemus patsiendi jaoks oleks seotud võimalikult väheste ebameeldivustega, võimalikult väikese valuga, võimalikult vähese iivelduse ja